nagu ma ei oska isegi sõnadesse panna, kui kringel mul on praegu ennast filmida mingi huge ass tripoodiga, sest kõik mõtlevad, et ma olen mingi imelik ilmselt, aga noh, see kogu point oligi. Ja ma isegi ei tea, kuidas ma praegu välja näen, aga issand jumal, kõik vaatavad. Okei, Eestis on ikka päris raske siukseid asju teha. Miks ma seda teen? Käisin, issand jumal, mida sa teed? Võta päikseprillid peast ära, et oleks, ma ei tea, nüüd ei ole vähemalt inimesi karta, nüüd ma võin prillid peast ära võtta. Aga siis ma käisin gümnaasiumis, kui kedagi huvitab. It was very fun time of my life. Mulle, ma ei tea, see oli väga huvitav. Väga palju õpilasi oli koolis, mingi, mäletan, et äkki mul oli mingi 5 paralleeli, kui ma õigesti mäletan. Siin Eestis on ikka väga cringe ennast filmida. Ma ei teagi, mis sellega saab. Ja võtke iga kord lonksu midagi kanget või limonaadi, kui ma ütlen sõna cringe või eestlased. Ma arvan, et seda äkki saab suht palju siin videos. Ja ma mõtlesin, et miks mitte filmida ennast, kuidas ma lähen Prismasse. Sest nagu ma arvan, mitte keegi ei ole teinud vlogi sellest YouTube'i ja esimene video, kus ta läheb lihtsalt Tartu Annelinna Prismasse. Nii et jah, see on kogu minu video sisu. Ma arvan, et ma saan hästi palju vaatamisi. Tegelikult asi on lihtsalt selles, ma tahtsin seda katsetada. Seda gimbalit, mis meil on olnud mingi 3 aastat lihtsalt istunud sahtlis, sest ma ei mäleta. Võib-olla äkki härra Tambet tahtis sellega midagi peale hakata, aga nii see seisma jäi. Nii et jah, ma ei tea, ma arvan, et see võiks olla ju esimene YouTube'i video. Ma ei tea, lihtsalt elu on ise ka sihuke lihtne ja ilma filtriteta, nagu see video. Nii et jah, nii et pange subscribe, kui te tahate näha veel siukseid lihtsaid videosid. Ja tegelikult oli mõte ikkagi sellest kanalist teha väike reisimise moodi kanal. Et kui te soovite näha mind ja mu kallist kaasat Tambetit näha YouTube'is, siis hakkame teid reisidele kaasa võtma, seda rohkem filmima ja ma arvan, et selle jaoks ongi väga hea koht YouTube. Nii et jah, ma ei tea, kuskilt ju tuleb midagi alustada ja ma arvan, et sellest võiks saada väga põnev hobi. Raudselt on mingi ühe video ja siis see gimbal või see tripod või mis iganes appi, ma isegi ei tea, mis need nimed on. Ühesõnaga, teed selle video ära ja siis läheb kõik mitmeks aastaks jälle sahtlisse. Aga ma üldse imestaks, sest mul on vist ATH, ma ei tea veel, undiagnosed, mitte ametlik veel. Aga anyways, liigume edasi. Ma nii palju seletan siin. Lähme läbi Annelinna. See limonaad on nagu maailma parim. Soovitan kõigile. Aga ma hetkel seda ei osta kahjuks. Vau, mingi uus kelluke tund on vist. Rikka kelluke. Tegin osa väga suure vea sellega, et ma lindistan vist kõrvaklappidega, sest ma enne kuulsin, et suht siit heli oli. Nii et andke mulle palun andeks. Küll ma selles ka paremaks saan. Äkki varsti mul mikrofonid ja asjad. Aga toidukotist rääkides, vaadake minu imeilusat kotti. Ma ei tea, kas seda on näha. Käisin just Hispaanias. Tegelikult eile just tulin tagasi. Siis
ma mõtlesin, et iga kord, kui ma kuskil reisil käin, et siis ma ostan nüüd siukese riidest kotti endale. Also, vaadake seda, kui ilus ilm täna on. Ma ei tea, täna oli äkki Tartus 16 ja 17 kraadi. See oli minu esimene YouTube'i video. Väga äge on ju. Ma loodan, teile meeldis. Kindlasti tuleb palju ägedamad, vahvamad videod vaimsest tervisest, reisimisest, kõigest minu ja kui Tambet lubab, siis tema elust ka, sest ma arvan, et temal on ka päris põnev elu ja asju, mida näidata võib-olla. Me lähme nüüd aprilli lõpus Slovakkiasse, Bratislavasse. Tambetil on pokkeriturniir seal. Ja kui te soovite Slovakkia tripist ka videot näha, siis pange thumbs up ja siis ma hakkan veel videost tegema. Aga ma teen niikuinii, nii et kui teile see video ei meeldinud, siis ma teen niikuinii. Et ma ei lase ennast segada sellele. Ja kui teile meeldis, siis kindlasti kommenteerige ja öelge, et oli norm video ja on äge vaadata, siis mul on rohkem motti ka. Ja aitab kätte vehklemisest ja mina hakkan nüüd viinamarju sööma ja Dr. House'i vaatama. Bye bye!